Vaata, seal maas peaks olema, äkki ta on mul sinna sisse visatud või ta on mul kuskil asjade juures. Ma ei oska sulle öelda, kus kohas ta täpselt on. Ma tean, et kuskil kaoses tal on. Jah, kui sa viitsid mingi hetk tuua mulle selle. Üks päris tore. Kõik okei? Ei, esiteks ära filmi mind, teiseks sa idioot. Idioot. Käi täiesti õudas, sa kuradi rabad sa tekitad inimestele. Ciao, I love you. Ei! Noh, väga kaunis esmaspäev on meil siin niimoodi. Niukene hall esmaspäev, sinist taevast pole näha. Ilm on täiesti kohe. Fuck my life. Aga samas tuleb edukas nädal. Ma tunnen seda. Tuleb edukas nädal tagasi nüüd stationisse. Okei. Okei, kas siis räägime homme? Okei, ole tubli. Jaa, sina ka. Davai. Ciao. Nonii, kuulge. Asjalood on tõesti sellised, nagu ma kartsin siin eelmise nädala videos. Täna on tegelikult juba kätte jõudnud teisipäev. Eile hakkasin siis seda videot siin filmima ja nagu viskasin asju. Ma ei mäletagi, mis klipp see oli mul viimane, aga kõik läks käest ära. Ja ei ole jõudnudki filmida siiamaani. Teisipäev õhtul, 18.12. Hakkan kohe teel seda videot ka monteerima. Millest ma siin tegelikult kõigega Brain. Ütleme ausalt. Natuke raske on, natuke niukest nagu get the best of both worlds. Ma tõesti ei mõista, kuidas ma nagu eelnevalt suutsin oma töö kõrvalt kickstartida selle kanali üldse siin. Sest et kui ma alustasin seda kõike, siis ma tegelikult käisin ju tööl ja tegin seda kõike töö kõrval. Nüüd on nagu kuidagi moodi väga keeruline seda nagu nädalavahetusel. Mis me nädalavahetusel tegime? Mitte midagi ei teinud nädalavahetusel. Kujutad ette? Ma ei teinud mitte midagi nädalavahetusel. Mida ma siin räägin? Ma hakkan nüüd. Tänane video ei olegi tegelikult ju vlog, vaid on hoopiski üldsegi niukene. Oh, wow! Meil on vibesaptus. Tere tulemast Marti Alliku videosse. Täna vaatame, kuidas meil kassid söövad konnapoegi. That's disgusting, I know. Ma ei suutnud mitte midagi paremat välja mõelda. Mul on kõik siit otsa saanud. Ma lihtsalt praegust genereerin midagi. Tegelikult. Mul ei olegi vaja midagi genereerida, sest tegelikult ma olen ette filminud teile ühe asja. Osad inimesed kirjutasid ka mulle, kus see tuli? Where this come from? Sa arvad, et me oleme sõitma või? Bella tuli välja. Nii et täna me räägime tõesti sellest juinist, kuidas sa siia räägid. Räägi normaalselt. Räägi normaalselt. Ma üritan nagu anda mingit haipi. Anna andeks. Sa võid räägida normaalselt. Ilma see. Ei, niimoodi. Tead, ükskord tuligi vahest koju ja siis polin. Pane nüüd teine ka siis siniseks. Pane lillaks või midagi niukest. Pane punaseks. Voh. Ja nüüd hakkame vaatama, kuidas kuradi kassipojad konni söövad. Niukene React channel olen siin. Tegelikult ma olen terve elu tahtnud endale seda elektrirula saada. Mitte terve elu. Tegelikult ma isegi kujutanud ette väikse lapsena, et selline asi saab kunagi võimalik olla. Nagu te teate, ma olen väga suur Casey Neistati fänn. Alates tema vlogidest, kui ta selle... Mis firma see oligi nüüd? Igal juhul. Selle firma rulad maksavad seal kuskil $2000. Ilmselgelt. Ma ei pane sellist raha, millest saaks omale parema auto osta, mis meil praegust on. Ei pane ma sellist asja rula alla. Suve alguses mõtlesin, et tahaks rulaga ringi sõita. Nägite võibolt storidest, et ma müüsin oma tõukeratta maha. Tegin niukest researchi, otsisin kõik asjad, vaatsin. See on see kõige parem. Tellisin ära ja siis ta jõudis kohale. Olen niukene fucking moosivarga nagu pead. Topsti! Sellega on meil siis nii. Jaa. Näe, Bella. Mida? Väikene. Nüüd on küll õige aeg panna kiiver pähe ja minna õue. Vaadata, kuidas ma sellega hakkama saan. Ma julgen nagu koos kaameraga kohe sõitma hakata, nii et ma lähen teen esimese sõidu nagu sellega ise.
see lubab mul hetkel ainult teise käiguga sõita, sellepärast et ma pean kõigepealt 10 kilomeetrit sõitma ära, et harjuda ära sellega ja siis mulle antakse kätte alles kõrgemad kiirus. Ehk siis praegusel hetkel oleme meie limiteeritud 18 kilomeetrile tunnis. Issand jumal küll, mis siin toimub? Lebo on, tegelikult on ikka mida muffi, kui mõnus, noh. Kes need idioodid on? Jätavad keset teed. No tšau! Loomulikult ajan selle eest ära. Idiootide kari. Sorry. No nii. Ja jälle tagasi teel. Ma olen tänaseks sõitnud selle rulaga, ma pakun... Oi, ma saan tegelikult telefonist vaadata, palju ma olen sõitnud ju. Ma saan ära connectida selle. Siiamaani ma olen selle äppi üle, on mul küll väga hea meel. Lülitame sisse ta. Ehk siis niisugune nagu vahe-update. Ma olen nüüd... reedel sen kätte, on ju. Ma olen igal vabal hetkel käinud, sõitnud, teinud. Connecting, vaata, mis ta ütleb siin selle peale. Connected. Ma nägin. Nägid või? Jaa. Mul on peaaegu 100 kilomeetrit sõidetud. Sel odomeeter näitab 160 eelmise suve peale. Ja ma olen vähem kui nädalaga peaaegu 100 kilti sellega juba sõitnud. 100 kilomeetrit sõitsin esimese nädalaga ära ja siis ükskord, ma ei tea, puldi peal näitas aku täis, läksin sõitsin, näitas aku tühi, sõitsin, kuni see tühjaks sai, panin laadima, siis ütles aku error, kirjutasin nende tüüpidega, aku ja pekkisin mingi käis ka. Ja kujutage nüüd ette, te olete kulutanud $700. Sellele lisaks veel, seal oli vist $140 sellele, et sa saaksid need uued juurde suuremad rattad sinna külge. Et üks hea summa ja te mõtlete, et noh, nagu ma ütlesin, juunis tellite, saate terve suve sõita, on fun, teete Casey Neistati vlog, ma olin niukses mentaliteedis. Fuck, ma teen niukseid vloge teile. Ja ma nagu filmisin, ma käisin ja testisin seda selle nädala aja jooksul erinevates kohtades, aga ma ei saanud seda kõike lõpuni teha, sest nagu te kuulsite, läks siis tõesti sedasi, et andis ta otsad. Kirjutasin neile tüüpidele, ütlesin, et no nii, kuulge, probleem selline. Nüüd hakkame lahendama seda. Ja Hiina poisid, oh my god. Ma ei mäletagi, kui kaua ma nendega vestlesin. Ja nad siin ütlesid, et järgmine nädal panem teele. 20. august panevad teele mulle selle asja. Ma olin mingi okei, kirjutasin neile, mitte mingit vastust ei olnud, kirjutasin neile Instagrami DM-i. Igal juhul fast forward, nüüd selle kuu, eelmise kuu keskel alguses, see nüüd lõpuks saabus. Ja siin ma nüüd olen, sõidangi sellega vahvalt ringi nüüd. Talvel, saate aru või? Talvel pean sõitma sellega ringi nüüd. Ja mis te arvate, et ma nüüd hoian ennast tagasi ka kuidagi moodi või? Kohe, kui teed on kuivad, olgu miinus, no okei, kui jää on maas, siis ma jää ajal sõida. Pane, Liina, teeme naelkummid sellele. Ei. Nüüd on korras, sõidab kõik väga hästi. Ma pole tegelikult tervet nagu patareid tühjaks sõitnud, sest et natuke külm on väljas sõita. Ma tahaks tegelikult panna selle täiega proovile, panna täpselt samamoodi, et näha, kas nüüd peab vastu. Kui nüüd nagu möödub see aeg ja siis ütleb, et kuule, et garantii on möödas pool aastat. Aga on üks asi, mida ma tõesti ei osanud arvata, et Liinale hakkab ka see meeldima. Ja no, eks ma samalt firmalt ei tellinud enam, vaid tellisin Liinale odavama. Backfire sünnipäevaks kinkisin talle. See on väga edukalt töötanud, nii et kui teil tekkis huvi ja te mõtlete, et millist võtta, siis minu nagu kogemuse põhjal nagu see X-Way sõidab palju paremini. Temaga on turvalisem sõita, tal on see flex ja see kõik on nagu turvalisem. Siin see on natuke grip on libe, siis nagu rattad on ka natuke kuidagi moodi libedad, me peame rattad ka sellele ära vahetama. You lose some, you win some, et sa ei teagi kumbas võtta. Aga sellegi poolest, nad ei tohiks nii kiiresti sõita. Nüüd kiiruse osas, kui nad on odavam, siis ta tõesti ei sõida nii kiiresti nagu see loom, mis mul seal on, mis ma sellega vist ütlesin 46-47 kilomeetrit tunnis välja. Kõige selle tulemusel oli minu kogemus elektrirulaga siis äärmiselt kurb. Võttis tõesti röövis minult suve ära, võiks öelda, mis sest, et tegelikult oli väga ilus suvi. Olin mina terve suve läbi kurb. Aga loodame, et järgmisel aastal siis tuleb hea suvi ja näete meid Liinaga mõlemad siis kruiisimas nendega. Ja nagu kommentaaridest välja tuli, siis siinkohal lõpetame tegelikult niimoodi, nagu me alati oleme lõpetanud. Auf Wiedersehen, tschüss. Bye! Tere subscribe'ind pole. Ja nüüd hakkame vaatama, kuidas kuradi kassipojad konni söövad. Niukene React channel olen siin.